Ma räägiksin täna paari sõnaga üürikorteritest. Kui meil seisab ees olukord, et me soovime enda üürikorterit näiteks välja üürida, kuidas seda siis kõige turvalisem, kindlam, mõistlikum oleks teha? Ma annaksin paar nõuannet selleks, et ei piisa sellest, et kui sa paned kuulutuse ülesse, tuleb paar huvilist, üks tundub täitsa okei, soovid temaga siis nii-öelda tehingusse minna, ehk siis seda üürilepingut sõlmida. Kõigepealt taustauuring. Ei piisa sellest, et sa guugeldad, vaatad, leht on puhas, inimene sobib, tundub meeldiv inimene, võtan ta üüriliseks. Me ei tea, mis sealt välja koorub. Suhelge eelmise üürileandjaga, võtke ühendust tööandjaga, sellepärast, et me ei tea, võib-olla 2 kuu pärast enam ei tööta. Sissetulek siis puudub, mis siis saab, kas ta läheb välja või ei lähe välja, kuhu ta läheb, me ei tea seda. Nii et see oleks üks asi, mida ma soovitaksin teha. Teiseks oleks siis see, et üürileping peaks vastama üüriseadusele. Selle aasta alguses muutus üüriseadus, viige ennast kurssi. Kui ei leia, tekib küsimusi, võtke meiega ühendust, pöörduge mõne teise kinnisvarabüroo poole, võib-olla mõni kinnisvaramaakler on teil tuttav. Et mida korrektsem, mida rohkem seadusjärgsem, seda parem ja kindlam teile. Tekib pärast mingisugune vaidlus, on vaja kohtusse minna. Kui asjad on sõlmitud nii, nagu peab, siis on teil endal kindlam ja parem. Ja kolmandaks, kui mitte kõige tähtsamaks, oleks fikseerimine. Ei piisa sellest, et te võtate paberi, diivan, telekas, suur telekas, et tehke pildid, ütleme, tehke pildid kas või teile olulistest asjadest. Kui noad ja kahvlid ei loe, et kas pärast need on seal alles või ei ole, te ei pea nendest tegema. Aga mida rohkem infot digitaalselt teil pärast alles jääb, mida te saate taastada, seda parem. Ja loomulikult, kui te selle üürilepingu sõlmite, siis jagage seda üürilisega, ta peaks nagu kinnitama, jah, need asjad on seal, see korter on selline. Nii. Ja sellega siis olekski minupoolsed isiksed nõuanded lõppenud. Kui teil tekib küsimusi, te võite alati meie poole pöörduda, saame aidata igatepidi. Soovin teile ilusat jõulukuud, olge terved.